Seekord mängus Appa, kalilkad näpu vahel. Nursi raketiväebaasi kasarmahoonest on saanud meie sõdurite õppepolügoon. Kuperjanovi pataljonis koolitatakse peale reameeste välja ka noorema allohvitsere, kellest hiljem saavad kaitseväe seersandid ja ülemad. Allohvitseri kursustele suunatakse peale parimaid võitlejaid kõigist Eesti väeosadest. Seersandiks õppimine on vabatahtlik. Nendest meestest saavad tulevikus suure tõenäosusega Eesti Vabariigi ohvitserid. Allohvitserid. Kus see nüüd jookseb? Sai haavata või? Katte tuld, kurat. Ai, vittu. Nüüd on läbin. Oi, plää, appi. Ai, munni. Istumisauaste, sul on ka veesu või oli ka veesu? Lipnik olen. Ai, plää. Oi, vittu, vend pani pikali ka, tule. Kaamera ees pikali maha, lihtsalt põraki. Rühma ülem, jah. Kuna kindrali grant tuleb, no selleks on kõrgharidust vaja. Jagu kaitses, jagu ründel. Lahingõppuse eesmärgiks on harjutada nii et kahte tärni saada on juba kõrkat vaja. Kui ka hoone ründamist ja selle vaenlasest puhastamist. Õppuse käigus kulub poistel tubli mitusada paukpadrunit ja tosin lõhkepaketti. Puudused. Aga vaata, kus kunagi olid kuradi... Mis põhjusel? Te visati välja, aga see ei läinud põlema. Kes seda suitsukatet pidi tegema? Kursuna juul. Külsikotid olid vanast, jah? Milles asi oli? Ei oska öelda. Tõmbasin splindist, viskasin ära, suitsukatet ei tulnud, ei oska öelda. Koo siia! Selles, et ta põlema läks. Enne peab veenduma selles, et see pakett läheb põlema, alles seejärel visata. Nagu Veeble Krostile rääkis. Rääkis ta teile seda? Mina olen. Hästi. Nüüd ette valmistada siis kaitse ja on siis poolte vahetus. No selge, siis õpime tõmbama splinti raisk. Üks üleval, kaks all. Üks! Kõik on positsioon sisse ja olemad tegutsenud. Kiirelt. Teine jagu valvel. Parem pool. Latsi peale joostus mult mark. Vabaduse plats. Sõdurite ühtsust... Ma mõtlesin jälle, et üle tõmmatakse jälle mingi püksid maha. Ka sarnase soenguga, mis alla 6 sonksne. Puudel peab üsna lühike olema. Ja muistendites öeldul, et jõud peitub juustes, on ilmselt tõetara sees. Juuste lõikusega taandub veidi ka poiste isikupära ja kõvematestki lõvidest saavad pöötud tallekesed. No olid ilusad juuksed. No tänapäeval ju ei pea ju. Seera kõndis ka vees ringi, mingi pats oli maani. Saad aru? Ma ei tea, mis kuradi homo kuradi akadeemia seal on tänapäeval. Ma ei tea, ma pole enne eluses kiilaks olnud. Samas tänu välisele sarnasusele sulevad poisid kergemini uude maailmakorda ning omandavad kiiremini kaitseväe reeglid ja tõekspidamised. Esimesed muljed. Ma kardan, et ma ei tea, kas ma siin 8 kuud varsti pean. See on siuke šokk.
Kõigil on šokk. See, mis tehakse natuke ebameeldiv. Miks? Lihtsalt pole harjunud. Viimased. Jõuate küll, kui tahate. Rõh, palun veel. Pani, palun. Välja, rivi. Just! Jaa! Mida ma teile enne, kui te õpetasin? Vaat on joostus, sa oleks käed liiguva. Kui oli jätta, käest rots, tühti ära. Tira, sellel on võlli stance sees juba ju. Sellel on see võlli stance on sees, jah. Vaat seda stance'i, tira. See on see reaalne võlli stance lihtsalt. 2, 1. Siis, kui olid juba mingi kuradi pool aastat ära istunud seal munni imenud. Saab mütsid ilusti, saapa pannud sisse, kohendab vöörihmatarja. All veel. Parim, Paul. Sinna liikudes, paremal pool on puu, seal puu juures teed iga 1-20 kükki. Et suitsutama saada. Ma nüüd suitsutan. Need, kes suitsuta, vaatavad siit seni kaua. Ja teised suitsuta. Vana hea, tira. Teised need, kes suitsuta. Lähed kasarmusse, vaatad no kapid uuesti üle. Suitsutavad, rivist välja. Mars. Ühte kolonni. Minu panemal käele ühte kolonni. Kolonn on üksteisest taga. Annad koos, alla seisanud. Rivi kokku! Miks üldse tahad? Vabalt! Rivitult! Seal olles, kuule, suitsetajate teadmist nii palju. Seal olles ei toimu karjumist, ei laulmist. Kus kohas suitsetame? Kui tahate. Mitte nii, et siia kuulda oleks. Suitsetades ei laula, aga õige. No ma ei tea, mis taktsamm see nüüd oli. Kannad maas! Ai, jah. Tere seal suitsetades sa alati ju mingi 4 tobi järjest pandud. Sest muidu äkki sa lähed sinna tuppa ja seal pannakse tööle. Jah, sellise kadalipu peavad suitsumehed siis läbi. Seal pidi jah mingi 4 tobi järjest panema. Kaitseväe karmid reeglid võõrutavad nii mõnegi harrastaja. Nii et ma soovitan mitte kolmandas voodus võtta. Aga muidugi te peate seda voodi mõnega ära tegema, nii et lasumuse kiiresti. Vahipataljoni noorsõdurid suunduvad oma varustusega kasarmu tuppa. Vorm tuleb esimest korda selga panna ning kogu varustus seersandi näpunäidete järgi kappi pakkida. Siit asjad selge? Parem särgis. Jah? Seda mingit riietamist näitab kogu aeg. Ei saa see tuba enne järgmist ajateenijate saabumist nägema. Õhtuks peavad nii kapid kui ka voodid täpselt ühtemoodi välja paistma. Tõstame 4 voodit kokku, saime sõimata või? No ma oleks ka sõimanud, et kuradi homod siin elavad.
kurdi kokku. Kas need püksid on suured või ei ole? Pede te olete või? See on põld üles. Ei ole midagi. Võib-olla ei ole number. 5. No see veel 44. Põhimõtteliselt niimoodi ta lahti ei tohi tulla, tuleb pingul olema see. Nii pingul. Normaalselt pingul. Ja siis need äärad peavad olema niimoodi vastu Frenchi, nii nagu mul on enam. Ja kui muidu ei jää, siis kas või nurgad paari pistega niidiga kinni tõmmata. Aga muidu ei liigu kompromiss, kui korraldus ära. Niisugused, no edaspidi niisuguseid tõenäoliselt näha ei taha keegi. Näete, igaüks saate siit endale pastaka, vidiku, kaustiku ja hariliku pliiatsi. Tood asjad, siia läheb kirjatarbed, 8.11. siia väiksena kolmas ülevalt. 8.11. Veel alumine läheb mütsid, kindad, särgid, puhas pesu, sokid, taktikariided. See on jalasid läheb täitsa all, saapa, hari, viks, pesu, must on kileküttis. Nii, jala number. 43. Siiamaani on enam vähem olnud. Ja nagu lähed, siis mine 11. Saad kas load või lähed nagu radi nakki, 2 varianti. Enam vähem. 8 kuud on mingi väga räige minu arust. Midagi ei tee, aga järgmist nädalast hakkab peale, ma arvan. Kas noorte aeg on kõige raskem? Pärast on juba lähedal. Praegu on veel huvitav ja käid ringi ja vaadad asja. Aga mis on järgmine nädal, keegi ei tea. Kuhu see käis? Pähe. Kindlasti veel teises. See on müts, kus müts on. Nii mõnedki tööd on poiste jaoks uudsed. Kuidas sa võisid? Küll jah, pole varem teinud seda. Õnnestud küll jah. Peab tegema. Korvpallikool tahab treeningutele saada meest. Või teisel ei ole midagi sellist, mulle anda praegu. Tuleb või? Pidi siia tulema. Palju teid on sealt võistkonnas siis? Uus või? Kõik on siin rühmas? A3 ja A4. Kuradi kahju, miks A4 läks? Jah, okei. Rohkem on meie rühmas või? Kõvemad mehed ka meie rühmas? Siis on korras. Kirjatud teile saad anda? Jah, minu kätte nüüd kirjad. Noh, ükskord on õudus juhtunud ja A-kompanii pole võitnud pataljoni meistrivõistlust. Ma arvan, et seda seekord ei juhtu. Ükskord on see õudus juhtunud. Need mehed, kes tulid nüüd A-kompaniisse teenima, nende tase on üldiselt ikka väga kõrge. Siin on nii vaimsed kui füüsilised, sest peaaegu pooled on üliõpilased, kes on akadeemilisel puhkusel. Ja teine seltskond on, kõik on keskharidusega ja ei ole mitte kehvasti seda kooli lõpetanud, vaid näitasid mulle 4-5 tunnistusi, hõbemedalit näitas üks mees mulle. Sportlikult on korvpalli meistriliigas mängivaid mehi 8 vist. Nii et ja muude alade tegijaid ei ole üldse probleemi. Füüsiliselt ei ole probleemi, vaimselt ei ole probleemi. Kui inimene on harjunud õppima, siis ta saab neid asju nagu kergemini kätte, mis me siis pakume. Ja võtab nagu kiiremini omaks ja siis saab
suurendada seda väljaõppe intensiivsust ja taset. Soe pesu jääb teil sinna taha. Ka Kuperjanovi noorsõdurite kasarmatoas valitseb veel parajalt suur korrallagedus. Õhtuks on pilt juba sootuks teine. Siin otsa peal, sellega teete nii-öelda ümbriku. Tõmmate selle siia alla. Oi, vittu, tänapäeval keegi isegi ei tea seda. Jääb. Ja see alla. Näeb. Teist poolt samamoodi. Vana ajan. Ja siis topite sinna madratsi alla. Siis vaatate, et ta siit ilusti jääks, et ei jääks mingisugust sükest lotti. Siit külje pealt aitate veel kaasa. Ja siis jääb sedasi. Külje pealt kohendate, kui siit külje... Te isegi ei saa aru sellest, et siin pidi olema kurati, ma ei mäleta nüüd täpselt, see oli mingi 15 centimeetrit. See oli mingi selle sõduri baaskursuse õpiku pikkus oli see täpselt. Põraki, täpselt pidi olema. Ja kui ei olnud, uuesti. Täpselt selle õpiku pikkus. Tüüp käis, mõõtis lihtsalt, pani peale, uuesti, tõmbas laiali türa, täitsa. Rohkem alla kisuks, madratsi alla. Ja niimoodi iga päev lihtsalt 3 kuud. Villatekk ja lina eraldi, meil oli täpselt samamoodi. Tänapäeval on ju mingi tekikotid ja mingid uhked tekid on tänapäeval. Eesots, sellega on selles mõttes hea teha. See villatekk alguses oli imelik, aga kui sa sellega ära harjusid, siis see oli nagu see tegelikult oli päris mugav nagu. Täitsa mõnus oli, ma ütlen ausalt. Tõmmata samamoodi siia pingule ja alumise otsa alla ja siis samamoodi keerate teki peale. Kui see kõik on tehtud, vaatas tagumine otseb ilusti, siis külje pealt samamoodi, nii kui ees. Kohendate ära, et need lotte siin külje peal ei ole. See alumine kott, mis siit jääb, kus kott sisse läheb külje pealt. See peab olema peidus. See jääb allapoole alati. Väga õige. Siis joontate padjad ilusti välja, selle äärega ilusti. Ja siis peab tampima seda. Padi, tõmmate padja otsad sirgu. Igat pidi. Tambid natuke ja siis tõmbad silud üle. Ja padi paigale. Jumala putt. Siis on rätikud. Ja paned 11 kuud minna lihtsalt. Ehk vahvelrätik on jalgade kuivatamiseks. Kuivatate jalad ära, panete rätiku kokku. Kõik 4 nurka ilusti kokku. Seda võite samamoodi voodi peal teha, kui te pärast voodi ära kohendate. Kõik 4 nurka korralikult joondate ära. Keerate rätiku sellest kokku. Ja vahet see tagumisse otsa. Vasakusse nurka. Siit vahet läbi. No seda me ei pidanud tegema. Näete, siis surute selle rätiku... Meil pidid rätikud olema kapis sees. Ja neil oli oma koht. Esimese rätikul keeratakse kõik nurgad ilusti ühele joonele. Kui ta on ilusti nurgad... Ja riided pidid olema lapitud tooli peale kõikidel. Pea poolt vaadates siis paremale poole 4 nurka, kõik ühel joonel. Ei ole kellegi viltu, et ma näen 2 nurka kuskil. Kupis ja rätiku teeme alles. 12. Parem on sedas, kui teevad 2 voodit kõrvuti, teevad mõlemad ülemised, alumised pesevad või siis vastupidi, alumised teevad, ülemised pesevad. Kui ülemised saad valmis, hakkad alumised tegema ja lähed ülemised pesema ning siis ei ole üksteisel jalus olemist ja saate ise ka kiiremini hakkama. Õhtune loendus. Selleks, et ohvitserid saaksid oma isikkoosseisu üle arvet pidada. Kuigi hüppes nüüd meie noorsõduritest vaevalt, et keegi on. Valvel! Otsa vaatan, keegi vaata maha. Kui ma ütlen tema nime, siis vastab kõva selge häälega. Mina! Mina! Lepi! Mina! Mina! Risto! Mina! Reike! Mina! Minja! On ruumis ja on valmis AK-d vaatama.
Vana ja aktuaalne kaamera, minu ajal oli veel kohustuslik. Kas on aru saada? Hästi, vabalt. Tänapäeval vist ei pea seda vaatama. Kui ma ütlen jätta tagasi relvi. Kiiremi korda. Kui ma ütlen rivitu, see tähendab seda, et kõik jooksed laiali. 2019 ei pidanud enam. Kui miinipilduja tuli peaks, miin peaks keski maandu, siis ükski teist meest seda pihta. Kui ma ütlen rivitud, siis on siit silmapiirid on kõik 10 meetri kaugused. Meil oli mingi tekst, et sõdur peab teadma, mis maailmas toimub. Sõdur ei saa olla loll. Ja sellepärast pidime vaatama. Mis tegelikult on õige, sest sa ikka pead teadma, mis toimub nagu. See oli nagu ainuke koht, kus me informatsiooni saime. Lähevad esimesele õhtusele rivistusele. Ma ei tea, ega nagu näiteks noorte ajal meil ei tohtinud üldse telefoni olla. See oli nagu väga vittus. Härra Veebel, see kompanii on õhtuseks rivistuseks üles rivistatud nimekirjas 153, kohal 149, toimkonnas 1, lubatud 3. Nii, noorem sersant Keller. Vastu rivi. No ettekanne oli parem, kui mina, ma arvan, teeks praegu. Bataljon, valvel! Eesti Vabariigi riigihümni laula! Isegi tümpsu ei pandud vanasti või? Pataljoni erinevates toimkondades käivad kõik baaskursuse läbinud sõdurid. Lipule! Vaat! Saateöö tahab tegemist. Praegu ka ei panda. Ma ei tea, meil küll pandi. Tapal pandi tümps taha ja kütsid minna ja selles oli ka, tümps käis selles kuradi mis ta nüüd oli, selles kuradi Kalevis oli ka tümps. Tapal ja Kalevis oli tümps taga. 2016-17. Kupis me ei pidanud üldrivistusel olema, sest me olime lahingukooli all. Riviplats. Alati olid riviplatsil, meil ei olnud mitte kunagi kasarmuöös. Välja arvatud lahingukoolis, kui ma olin seal kuradi Kalevis. No ta ei ole nagu Kalevi all, ta on nagu eraldi kool nagu. Või mis ma ütlesin Kalevis või? Ma mõtlesin Kupis nagu seal lahingukoolis. Meil ei olnud kunagi kasarmut ees nagu. Kindlaks kellaajaks pidid olema kuradi maja ees rivis. Loeti inimesed üle ja siis kuradi rivi korras. Rivi platsile ja päris äge on vaadata nagu, kuidas nagu mingi 20 aastat tagasi asjad käisid, noh.